ma isegi ei ole valmis selleks introks, aga tere pererahvas! Minu tänane vestluspartner on Margus Leoke, kes on ühtlasi minu psühhiaater ja mina tahan panna talle tiitli külge ATH kuningas. Nii et kinnitage turvavöö, sest ma arvan, et see sõit saab tulla ainult pöörane. Meie tänaseks külaliseks on siis Margus Leoke, kelle ma saan uhkusega öelda, et on minu psühhiaater ja mina tahaks sulle panna veel tiitli ATH kuningas. Sest sina ikkagi ei ole rahul selle tiitliga nagu olen. et mul on olnud väga palju erinevaid nii-öelda selle valdkonna kogemusi, pluss ka erinevaid nii-öelda inimesed erinevate kogemustega jõuavad minuni. Ja kui me lõpuks nad saavad selle aja sinu juurde, siis sealt tuleb nii-öelda see positiivne kogemus ja just nagu nii-öelda ATH valdkonnas. Et sellepärast me nii-öelda oma kolleegidega nimetame sind omakeskis suurte nimedega. Okay. Kuidas sina ennast tutvustaksid? Ma ei tea. Ametliselt nagu psühhiaater või mul meeldib öelda kliiniline neuroteadlane, sest mul meeldib aju peal rohkem mõelda kui nimele psühhiaatri, mis mulle isiklikult väga ei meeldi. Mulle meeldivad inimesed. Mulle meeldib kõik, mis ajusse puutub on ju, ja kõik sellega on võib-olla kas nii, ma ütleks sõbralikud inimesed, ehk siis et psühhiaatri juurde tulevad ikka need inimesed, kes mõtlevad on ju, mis need ajuprobleemid on ja siis räägivad nagu kaasa. Mulle meeldib väga nagu lobiseda ja kaasa rääkida ja iseäranis tänapäeval mulle meeldivad ATH inimesed, sest ma tunnen nendega nagu sükest hingesugulust väga, et ma ise ka ikka väga, väga sarnaste sükeste joontega olnud terve elu ja eks ma sellepärast võib-olla ka nagu matchin nendega paremini ja mõistan nagu neid asju, mitte selliselt nagu mind on õpetatud. Kui mina õppisin, siis polnudki sükest asja, olgem ausad. Ja see, kuidas arstidele me diagnoosime ATH, minu arust on see ka ajast ja arust. On ju, sest see nagu tegelikult ei näita üldse seda, ütleme, eripära sisu kui sellist. Seal on palju rohkemat kui see, et inimene unustab või ei pane tähele või ei suuda oma impulsse kontrollida või on lapsena püsimatu rüblik. On ju. Et see on palju rohkemat. On ju, ja see, et ta püsimatu rüblik on, see on tal see kompensatoorne mehhanism, see on igati loogiline, see ei ole minu jaoks nagu haigussümptom. On ju, ja seal on nii palju rohkemat. On ju, ja ma olen nendele asjadele tohutult palju mõelnud. Tänu, ma arvan, sinule ja ma ei tea, su kolleegidele ja võib-olla mõttekaaslastele, mis on mind nagu motiveerinud seda tegema ja siis nagu samastan neid ühelt poolt nagu sellega, mida ma väga palju näen ja kuulen ja professioonist juurde tulevalt sellest, kuidas siis aju töötab. On ju. Ma siis nagu mappin kõik selle asja tegelikult päriselt nagu ajusse ja üritan seda teha võimalikult hästi. Et need teadmisi sinna rakendada, et mitte seda, et ma loetleks mingeid sümptomeid ja vaataks seda, et ma ei oska niimoodi psühhiaatrina enam tööd teha. Kui karjääri alustad, siis sa pead, sellepärast, et sind on õpetatud nii. Aga kogemusega nagu tekib selline teistsugune nägemus või oma selline stiil ja minu stiil on see, et kui ma räägin inimesega juttu, mina mõtlen, kuidas tema aju töötab, on ju, samaaegselt. Mõtleme, võib-olla sõnastasin valesti, et kui ma räägin tänaval kellegi jutus, ma ei tee seda, ja kodus ka üritan mitte teha, ja lähedastega, kui mõtleme arst-patsient suhtes, ma üritan niimoodi sellesse kehastuda ja teha seda võimalikult sellisel inimlikul moel ja kuivõrd ma seda nagu endaga oskan ka väga hästi samastada nende inimestega, siis ma arvan, suhteliselt lihtsam seda teha. Jah, sest minu nii-öelda lähedased on jõudnud ka sinu juurde ja see tagasiside, mis sealt tuleb, et esiteks, et kui ma olen näinud vaeva neid aasta aega, et mingisugust nagu eelnevat traumakogemust just nagu vaimse tervise valdkonnas, et on jõudnud vale inimese juurde, kes on nagu väga nii-öelda valesti käitunud
või et ei olegi tekkinud seda sidet nii-öelda, ma ei tea, kas siis näiteks psühholoog on ja, või siis psühhiaater ja sa tuled sealt, saad mingisuguse nagu nii-öelda negatiivse kogemuse, et siis väga tihti inimesed mõtlevad, savi, et ma ei viitsigi seda teed rohkem nagu nii-öelda minna või et nagu pole mul tegelikult midagi viga on ja siis noh, et mina nagu nii-öelda olen enda lähedastega seda nagu nii-öelda kogu aeg nämmutanud ja nämmutanud ja vaikselt pehmelt seda kogu aeg suunanud, et siis nüüd, et mul lihtsalt on nagu nii eredalt meeles, kuidas mul nii-öelda lähedane isik tuli sinu juurest ja kuidas ta nagu, ta õitses ja ta oli mingi, et ma sain kõigest aru, mis ta rääkis, mis on ka nagu üli oluline, et mina sain ju, ma sain aasta aega tagasi, käisin üldse Tombargi vaimse tervise kliinikus, et sealt et minu jaoks oli see kõik väga uudne, et mis asi on üldse ATH, et ma teadsin, et minu arusaam oli ka ATH-st, et see, et need on need paatpoisid koolis, kes nagu nii-öelda ei kuulanud sõna ja, või et nagu mingi väga aktiivsed lapsed, nemad on, neil on kindlasti nii-öelda siis ATH, aga et ma ei olnud kunagi arvanud, et minul võib see üldsegi olla. Et ma olen lihtsalt emotsionaalne, vähitähtkujus tüdruk, et sealt tuleb ka minu see, et ma tahan, nagu et ma ei tea, et ma nutan hästi palju ja et ma olin üldse sügavas depressioonis ja et nagu, et need on üldse nagu vaimse tervise nagu nii-öelda teised teemad, aga et nagu, et sinna, et mitte kunagi ma poleks arvanud, et ma võiksin olla nagu ATH. Ja see on väga tavaline, et tegelikult nii tullakse. Nüüd tänapäeval küll vähem. Aga nüüd siin, mõtleme mõned aastad tagasi, millal see uus ATH kontseptsioon meil nagu hakkas nagu juurduma. Ega see ju ei tulnud ka tühja koha pealt, see tuli ühelt poolt sellest, et see neuroteadus on meil nii palju arenenud, meie teadlikkus, kuidas aju päriselt nagu toimub, kuidas need asjad aset leiavad, millised need loogilised seosed on ja millised need võib-olla positiivsed küljed ja raskused on nagu välja löövad, et see teadmine on meil nüüd tulnud. Aga nüüd me arstina näeme väga palju inimesi, kellel ongi tegelikult tulevad ju ärevuse või depressiooni või muude probleemidega ja tegelikult see taga on nagu selgelt koorub välja selline muster. Aga sa väga hästi tõid välja ühe nagu aspekti, mida mina nagu arstitöös kõige olulisemaks pean. Ma olen seda ka korduvalt vist oma intervjuudes öelnud, et üldiselt sellest on väga vähe tolku, et mina saan sinust targemaks. Kui sina targemaks ei saa. See ongi see, et sa pead uksest välja minema nagu rahul olevana selles osas, et sa oled targem. Okei, see ei ole võib-olla rahulolu heaolu mõttes, sest mõnikord tuleb ikkagi negatiivselt välja, aga fakt on see, et sa pead olema targem. Ja sest sellega materjaliga saad edasi hakata töötama. Kui me seda ei saavuta, siis ei ole nagu sellist fundamentaalset nagu alustala, millega tööd edasi teha. Ja meditsiinis see töö tegelikult meil on muutunud selliseks, et ega see nii-öelda võistkonna kapten ja see vastutaja on patsient, mitte arst. Arst on coach tänapäevase mõistes. Mulle väga mõeldib coaching metoodika, ma pean sellest väga lugu, on ju, nii juhtimise alas kui ka paljudes teistes valdkondades on ju, aga ka meditsiinis oleme tegelikult jõudnud sellesse ajajärku, kui me räägime sellest päris palju. Ja vastutus peab ju asuma patsiendi. Aga millal ta vastutuse võtta, siis kui ta saab asjast aru. Me ei saa öelda patsiendile, et võta nüüd vastutus, kui ta tegelikult mida ma nüüd ikkagi tegema pean, on ju. Et ei tea, et ma arvan, see on nagu oluline aspekt. Ja teine mõte, mis mu sealt sinu jutust nagu välja koorus, oli natuke see fenomen, et kuidas me nagu arstidena või meedikutena või üldse vaimse tervise spetsialistidena nagu patsientidena nagu käsitleme, on ju, ja see on palju kostab sellist negatiivset, on ju, loomulikult on ju, me saamegi negatiivseid kogemusi, aga seal tegelikult nagu ütleme arste kaitstes või selles saapas olles, et mis seal taga on tegelikult on meid õpetatud teistmoodi. Meie arust nagu tänapäeva võib-olla sellise spetsialistide või arstide nagu viga, ütleme, see puutub võib-olla kõige rohkem ka psühhiaatrisse, on see, et meid on õpetatud otsima seda negatiivset, sest diagnoos põhineb negatiivsel. Meid ei ole õpetatud nägema seda loogikat seal taga ja meid ei ole õpetatud nägema seda inimest tervikuna. Et see on see, millest
kuhu on tegelikult psühhiaatria tänapäeval hakkama jõudmas. Et meil küll diagnoosimiseks on omad kriteeriumid ees, aga me tegelikult nagu patsiente päris paljudes keskustes, näiteks Ameerikas on väga, ütleme, sellised edumeelsemad ja innovaatilisemad ja edukamad psühhiaatriakeskused sellised, mis rõhuvadki see terviklikkuse mudel. Ja see eeldabki kõike seda. Et me ei vaata seda diagnoosipaketti, see teeks see ka ära, aga me vaatame kogu, kuidas see areng tulimas, kuidas see toitumine siin mõjutab, kuidas see võib-olla elukorraldus mõjutab, et meil on väga palju asju, mis ümberringi mõjutavad meie keha ja meie aju. Et veel uued nagu ägedad sellised teooriad, mida tehakse, et kuidas näiteks hallitus sul seinas mõjutab tegelikult sinu psüühilist seisundit ja pagad mõjutab ka, sest kui me võtame selle hallituse toimel kehas aset leivad muutused kontrolli alla, siis ka inimese emotsionaalne ja ajuseisund ka paraneb. Et me oleme jõudnud juba nii kaugele, et me tegelikult paneme seda terviklikku puslet paika. Loomulikult meil on veel päris pikk tee edasi minna, et seda paremini veel teha, aga ma arvan, et me oleme päris ägedas ajastus, ütleme, neuroteaduslikult või psühhiaatrilises mõttes. Jah, sest sina tõid välja ka selle, et esimese asjana, et isegi kui ma nagu selle diagnoosi sain, et nüüd hakkad lugema, et loed kõik need raamatud läbi, siis nagu et et liikumisega mul nagu probleeme polnud ja nagu toitumisega ka, et ma keskendusin rohkem jällegi tegelikult nagu vitamiinidele, mis nagu toetavad minu ajukest ja et kõik need nagu et just oligi, mis mulle nagu meeldis, et nagu ma sain ise nii palju ära teha, et ennast nagu toetada, et mis võib-olla tänases mina enda nagu ümber kuulen seda, et inimesed on mingi, et isegi kui ma saan selle diagnoosi, et siis mis ma hakkan lihtsalt rohtu võtma, siis ma mingi, et ei, et see ei ole nagu et sina ütlesid ka, et see on nagu plaaster, aga et sa pead nii palju asju seal ümber nagu tegema, sa pead aru saama, mis nagu on sind nagu toetav käitumine ja mina olen nagu ma ütleks, et viimase aastaga nagu nii palju õppinud enda kohta, et kas ma olen olnud nagu rohtude peal ja praegusel hetkel ma nagu võtan ainult pisteliselt, et ma olen õppinud ära need nagu mind toetavad rutiinid, mis on minu jaoks tegelikult väga nagu need baasasjad, mis mul peavad olema tehtud, et ma tunneksin ennast nagu kõige paremini. Et see nagu õppimise protsess on olnud nii suur. Ja see, mis ütlesid ka, et see võib nagu, et kui sa saad isegi kas või ma ei tea, ütleme, et selle diagnoosi on ju, et see ei pruugi alati olla nagu positiivne. Et mina ka ju peale seda käisin ikkagi, kas ma käisin vist mingi pool aastat käisin kliinilise psühholoogi juures ja me hakkasime sealt sellega nagu et ma hakkasin alles leppima sellega, et kuna see tuligi minu jaoks nagu võib-olla nii ootamatult ja mul oli keeruline leppida sellega, et ma olen jälle teistmoodi, et kuigi nagu jällegi, et ma arvan, et võib-olla sinu see, kuidas sa seda nagu edasi andsid mulle, oli nagu nii positiivne, et sa tõidki välja kõik need nagu supervõimed, mis mul on, siis nagu need on ka tegelikult lemmikosad, mis mulle meeldivad endas. Et siis see oli nagu nii teistmoodi, et ma selle ühest asjast kogesin tegelikult nii palju ja tegin oma kogu nägemus endast nagu muutus pluss siis nagu nii palju tööd ja eneseanalüüsi. Vaata, et kõlas sõna positiivsus, ma räägin kaks sükest huvitavat nagu aspekti siin selle positiivsuse suhtes. Üks nagu võib-olla see on minu arvamus, aga kui ma nagu vaatan üldse, katsun nüüd ütleme ATH eripära nagu tervik pilti panna ja tema niimoodi kõiki need arengulisi aspekte ja positiivsed negatuused, arengu iseloomu omadusi on ju ja võib-olla mingid siuksed võimeid ja nii edasi. Mina julgeks öelda, et seal on 75% positiivset, 25% negatiivset. Jama on see, et ATH aju on ülitundlik aju ja ta märkab negatiivset oluliselt rohkem kui teised. Tal ei ole mingit probleemi negatiivset näha. Ja tema jaoks isegi see 25% tundub 95% mingil etapil ja kui sa ei ole endaga nagu tööd teinud. Ja tegelikkuses me peame nüüd ütleme terapeutilises mõttes panema selle
raskuskese just sinna positiivse otsimisele. On ju, eriti nagu ATH nagu aju, et see ülitundlik aju, ta peab otsima, ta peab õppima endale paidega, mitte vitsa andma. Sest ütleme, seal taga on veel nagu siuke väga nagu ütleme, ma ütleks kõige nagu raskem ATH nagu omadus, mis seda nagu ideed toetab, madal enesehinnang. Et lapsepõlves madal enesehinnang täiesti, enamasti täiesti nagu alusetu, mõnikord isegi on põhjust ja siis on mingi vaenlane ka, millega tegeleda, mõnikord on see mõistlik, aga seal taga on madal enesehinnang ja see madal enesehinnang peab saama positiivsust, ta peab pai saama, sa pead õppima talle pai tegema, mitte vitsa andma, sest on terve elu materdada saanud, on ju vähemalt enda poolt. On ju, et see on siuke huvitav aspekt selle positiivse sõna juures. Aga see, mida sa veel nagu tervikuna rääkisid, mina kutsun selle kohta vundament, on ju, see on vundamendi teadmised, et miks me hakkame raamatut lugema, sellepärast, et sealt tuleb intellektuaalne vundament. Me peame aru saama sellest loogikast ja teine aspekt on ju, mida sa ka välja tõid, me peame õppima ennast tundma. Me peame ennast tundma, sest eesmärk on ju leida endale elus koht või see keskkond, mis mulle minu eripäradest tulenevalt sobib, on ju mitte üritada muuta või kohanduda selle ühiskonnaga, mis meil ümberringi. Me peame seda ka natuke tegema, aga täielikult see ei õnnestu. Ja ATH on nagu oma olemuselt, kes on üks, ütleme, otseses mõttes siit allub, on ju, talle on väga keeruline nende reeglitega ja teiste käskudega nagu toime tulla. Okei, hea kasvatusega inimene surub selle maha, aga ta surub selle maha. See on nagu maski all on sul sees nagu keeb vesi ja tekitab ainult raskusi. Et see on väga, väga keeruline ja raske tegelikult emotsionaalses mõttes ja üldse nagu vastu pidada selles keskkonnas. Et see on siuke oluline aspekt on ju, ja miks me räägime tänapäeval ATH-st nii palju, me rääkisime, et teadmised on muutunud, neuroteadus on arenenud ja nii edasi. Mina ütlen väga julgelt selle ka välja, et ühiskond ei toeta. ATH just need positiivsed omadusi, milleks on loomingulisus, milleks on tõesti see liikumine, on ju, me liigume väga vähe, on ju. Et ma olen täna ka ise võib-olla, ma ei tea, kella pealt vaadata 3000 sammu heal juhul teinud. Ilmselgelt vähe, on ju. Et inimene ei loodud selleks. Inimene ei ole loodud selleks, et meil on kogu info ühiskond nii signaalirohke, kogu see ühiskond on. Me saame nii palju signaale igalt poolt. On ju nii tehnoloogilisi signaale kui uudiste signaale, midagi taolist. Ja kogu see signaali rohkus tundlikule ajule on liiast. Ta on täiesti vales keskkonnas, ütleme nii. Ja seal ta kannatab. Sest need signaalid, mis siis ajus ei leia lahendust, on ju, tundlik aju saab rohkem signaale kätte kui teised. Ja kui ta nendele lahenduste leia, see tekitab stressireaktsiooni ja see tekitab ärevuse tavaliselt. See on selle, ma ütlen, ajastu nagu fenomen, on ju, mitte see, et need inimesed on väga haigeks jäänud. Ütlen, see eripära, see on geneetiline eripära, see on aju arenguline eripära, see on kogu aeg olnud palju, aga nüüd ennem on tulnud valdavalt sellised positiivsed omadused nii-öelda esile. Nüüd on ka seda negatiivsust väga palju. Ja ma tunnen ikka väga palju nagu nendes asjades ennast ära, et aga kas see saab olla nagu nii-öelda tõene väide, et näiteks nii-öelda, et kui ma lähen tööle valesse keskkonda, mis nagu mul on nagu ütleme liiast, et siis minu ATH nii-öelda nagu aktiveerub või läheb nagu nii-öelda hullemaks? Jah, ta on täpselt see, mis ma just ju tegelikult nagu rääkisin, kui me oleme selles vales keskkonnas, kus me ei saa oma nagu sellised tugevusi välja panna, siis selline tundlik aju tal on väga raske seal. Kui seal on nagu signaali tundlikkust. Teine aspekt, mis on ATH-le omane ja miks tal on nagu võib-olla valel tööl nagu keeruline, on see, et see aju nagu drive'ib või kognitiivselt nagu töötleb läbi naudingu. Meil kõigi ajud, ega naudingu tundekeskus on see, mis paneb kognitiivse keskuse tööle. Aga ütleme, ATH ju eripära on see, et see naudingu tundekeskus on liiga vähe tundlik. On ju. Ja kui asi teda ei huvita,
see töö ei ole nagu sobiv, see ei paku talle mingit positiivset nagu kogemust või naudingut, siis ja aju ei anna nagu signaali edasi ka nendele kognitiivsete keskustele, mis paneks meid keskenduma, mis paneks meid tegevusi ära tegema. On ju, ehk siis tegelikult see aju ei funktsioneeri ja kui ta ei funktsioneeri, siis tekivad raskused. Okei, me tahtejõuga võime seda maha suruda, eriti ühiskond ju tüdrukuid on kasvatanud, et koolis pead olema tubli, nad ei eksi kunagi. Tavaline ATH tüdruk on koolis suhteliselt hea õpilane ja lõpetab ka ülikooli ära, aga crash tekib alles tulevases elus, kui asjad enam ei paku naudingut. On ju. Et see ja töökeskkonnas täpselt samamoodi, kui sa ei saa sealt seda positiivsust, siis on maru raske seda keskenduda. Okei, ja siis ongi, mis see lahendus on, vahetada töökohta. No võib-olla ei ole mõistlik, sest ikkagi tahaks leivaga lauale saada või arvet makstud. Aga siis ongi ravimid, mis toetavad seda. Aga ideaalis me ju võiks nagu endale leida sellise töökoha, mis meile sobib ja need erialased, mis ATH inimesele sobib, need on ju tegelikult hulgim, et ütle üks, kuhu ei sobiks, aga võib-olla see töökeskkond natukene mängib ka see rolli, et siis mina mõtlen, et mina olen ennast nagu mind ei huvita näiteks poliitika absoluutselt ja ma olen tundnud ennast kogu aeg hästi halvasti sellepärast, et kuidas ma ei suuda lugeda neid artikleid või nagu, kuidas mul ei jää need nimed pähe või et mind tõesti nagu üldse ei huvita, aga kõik teised teavad sellest, oskavad kaasa rääkida ja ennast siis nagu tänu sellele materdanud hästi tugevalt, et ma olen rumal, et ma olen päris paljudes teemades nagu null infoga ja ma ei suuda ennast motiveerida, et õppida neid asju või nagu keskenduda neile. Ja kui ma leidsin lõpuks selle tervise teema, järjest ülikoolis sain A-sid ja B-sid, siis mõtlesin mingi, et väga huvitav, et järelikult on hästi lihtne see ülikool, et nagu või et need ained või kuidagi mul on nagu jopanud või et ma meeldin ilmselt inimesena, saan paremaid hindeid, on et isegi kui on nagu mingi veebitest, et nagu, et ma ei suut, ongi see enesehinnang on juba nii nulli viidud, sellepärast et koolis ma olin ka, et nagu mind huvitasid nagu mingid kindlad teemad ja jällegi mingi, ajalugu ja poliitika ja kõik siuksed asjad olid, et seal õpetajad pigem nagu narrisid mind, kuna ma jutustasin ainult poistega ja nagu ei suutnud õppida. Et kui ma nagu ma mäletan lihtsalt, et kuskil nagu selles teraapia käigus tuli mul see teadmine või ma sain sellest nagu aru, et asi ei olegi selles, et mina olen rumala, vaid nagu, et mu aju lihtsalt ütleb, et nagu lahe teema, aga vaata Liis, õues puud liiguvad ja ma olen täiesti, ma võin tund aega sellest ka mõelda, mingi, seal on mingid putukad ja mingi täiesti minna kosmosesse sellega. Aga et see nagu ka teadmine, et see ei ole mina, et mina ei ole rumal, vaid et see ongi aju eripära. Et see oli nagu minu jaoks hästi nagu suur nagu lohutus ka võib-olla või nagu enda jaoks nagu lahti mõtestamine, et ma ei peagi olema igas teemas nagu spetsialist. Jah, hästi tõid välja. Ma võib-olla kommenteeriks ainult seda, et ega see rumalus ja see ei käi käsikäes. ATH aju võib ka väga rumal olla, ta võib ka väga tark olla, ta võib väga edukas olla ja ta võib olla täiesti mitte funktsioneeriv, et siin mängivad teised asjad ka rolli, aga sellel ajul on tõesti see hea omadus tõesti, kui huvitab, siis lausa ületada ennast, sellepärast, et sa selle fookuse või selle tähelepanu sellele asjale suudad nagu paremini saada kui keegi teine, sest see side ütleme, naudingute keskus ja kognitiivsete keskustega tuleb nii tugev ja rigiidne ja sageli muidugi inimese jaoks on raske seda sidet lõhkuda, et ma pean nüüd järsku minema teisele ülesandele, on ju, et sa oled selles nii-öelda oma hüperfookuses mingis tegevuses, siis keegi tuleb nagu sisse ruumi ja tahab sealt midagi muud, vaat see on täitsa võimatu, on ju. Veel see huvitav nagu aspekt poliitikast on ju ja on see, et miks poliitika võib-olla sageli ei pruugi ATH ajuga inimesele sobida, sellepärast, et kui me loeme poliitika kohta, täna võtame uudised lahti, ma ei ole täna tahtnud lahti võtta, ma tavaliselt üle korra päevas ei vaatagi seda, aga seal on tohutu signaalide müra, mis ei ole absoluutselt meie kontrolli all. ATH on fantastilise toimetuleku, supervõimega olukordades, mis on tema kontrolli all. Aga see stress, see signaal, mis tuleb ja ei ole minu kontrolli all,
seda ta lahendada ei suuda. Ja see jääb ajus tiirlema ja lahendused tekitab jälle siukse emotsionaalse reaktsiooni, vastumeelsuse, ärevuse. Et see on ka siuke huvitav aspekt ja see ongi see, miks see tänapäeva ühiskond tegelikult ATH-jule nii väga hästi ei sobi, sest meil tulebki seda nii palju infot, mis tegelikult ei anna meie kontrolli ja just negatiivset infot. Ja just see oli ka, et kui ma olen olnud ikkagi depressiivsem ka, siis kõik nii-öelda uudised on negatiivse fooniga. Et ma vaatan neid uudiseid ja mõtlen, miks ma üldse täna korra naeratasin, et kõik on nii tuksis. Et ma olen ikkagi suhteliselt nii-öelda, olen olnud, ma arvan, et väga kiiresti mõjutatav sellest. Et mulle meeldib, et ma olengi endale loonud, ma arvan, oma mingisuguse maailma, kus ongi need minu lemmikteemad, kus ma elangi nii-öelda natukene siuke tutulutu, et lillelaps, et keskendungi põhimõtteliselt väikestele mikroasjadele, mis mind rõõmsaks teevad ja et ma üritan kogu aeg ennast hoida tegelikult seal keskel emotsionaalselt ka, et minu võib olla nii-öelda see üks teema, millega ma pean tegelema, on see emotsionaalsus, et ma tunnen kõiki tundeid hästi tugevalt, et ka sellest, et ma olen õnnelik, ma olen eufooriasse ja siis see tunne on ka hästi kurnev ja väsitav ja siis ma väsin sellest ära ja siis ma lähen sinna teise äärmusesse, kus ma mõtlen mingi, mis on üldse elu mõte, siis ma olen tegelikult kõik on hästi, siis ma tulen jälle tagasi, et see kõikumine on hästi väsitav. Ja ma mäletan oma depressiooni, sügava depressiooni aegadel ka, et minu mõte oli see, et ma olen endast väsinud, et ma olen nii kurnatud oma tunnetest, et see raskus on nii raske ja need head päevad on nii head ja et ma ei suuda ennast kontrollida just nende tunnete osas. Et see on nii-öelda kõige keerulisem. Ma arvan, see ongi kõige keerulisem aspekt ja see on nüüd koht, kus tegelikult teraapiaga saab väga palju ära teha. Et õppida oma seda emotsioone, õppida neid tundma, õppida neid nimetama ja see kõik on ju normaalne, et neid tunda ja lihtsalt need on nii üle võimendatud siuksel tundlikul ajul ja õppida, kuidas neid reguleerida. Et sageli on vaja sinna juurde sekkuda, aga see sekkumise koht peab olema siis, kui see vundament on tugev on ja siis me saame tegelikult, meil on ütleme, organism on valmis, patarei on täis lahendama probleemi. Ennem on natuke libe tee, ütleme, sellise probleemiga hakata lahendama, kui see patarei tühi on, et see ei pruugi anda väga häid tulemusi. Aga jah, selline see emotsionaalne regulatsioon on tõesti selline kõige laastavam tegelikult nendele ATH-judele ja just, et ega see ühelt poolt tundlikkus, teiseks on see madal enesehinnang, mis seal kogu aeg taga on, et vahepeal saan õrrituse ja justkui on kõik hästi ja enesehinnang läheb üles ja siis saab nätaki jälle ja vaat need nätakid on tunda, et ma jälle sageli toon näite, et kuivõrd siuke madala enesehinnangule tuleb kompensatoorselt alati peale siuke enesekriitilisus ja perfektsionism on ju. Ja sellega sellest johtuvalt siis ATH aju jube keeruliselt võtab vastu kaotusi. Kui ta on midagi halvasti teinud, siis ta võtab seda vastu, et ta on situatsioon, et sul lüüakse jalad alt ära on ju, ja sa oled perseli maas. Ja ATH ajuga inimene ei saa sealt püsti. Ta ongi seal maas. Kõik on täiesti, ma olen augus, on ju. Et võib-olla teine inimene lüüakse jalad alt ära, on ju, koperdab ja kõnnib edasi, aga ATH tõmbab täiega püsti. Et see patarei saab täiesti tühjaks. Ja eriti juhtub seda emotsionaalset kõikumist olukordades, kus see aju peab väga palju tööd tegema. Neid signaale on väga palju. Keskkonnast on see mingi väga tõsised traumaatilised signaalid, mis on aset leidnud näiteks arengulistest etappides on ja ATH aju on väga tugevalt haavatav või traumaatilistele kogemustele. Ja see on väga tugev stress sellisel juhul ja neid signaale tuleb nii palju, et isegi kui me tuleme selle signaali lahendamisega toime, siis organism näeb tohutult vaeva ja ta kurnab patareid tühjaks. Selle kohta öeldakse inglisekeelses kirjanduses või autistlikus kirjanduses öeldakse emotional meltdown.
täpselt see nagu crash'id, emotsionaalsed crash'id siukses signaalirohkuses on ju, ja need on sama mehhanismiga tekivad igasugused muud need emotsionaalsed raskused ATH inimestel. Et see on selline ütleme raskesti talutav amploa ja see vajab küll väga nagu ikkagi sageli spetsiifilist lähenemist. Pluss nagu, et isegi siuksed väga toredad päevad on kurnavad, et ma mäletan, kui mul raamat välja tuli, siis oli ju mitu tundi oli seda, kuidas kõik kiidavad sind ja tänavad ja sa oled nagu mingi etappi, jagad seal autogramme ja ma vist taastusin sellest 2 päeva. Just. Täpselt see sama fenomen on ju, et aju on omas keskkonnas, ta on kognitiivselt arvatanud, naudingutunne on paigas, kognitsioon on paigas, aju saab tohutult signaale, aju lahendab kõik need signaalid ära, aga ta pagan teeb selle 24 tunni või ütleme päevas 12 tunni jooksul oluliselt rohkem kui mõni teine aju ära ja ta kurnab ennast sellest ära. Ja see oledki nagu täiesti nagu läbi. Et ja see on nagu tuleb omandada need oskused, mis sind nagu aitab võib-olla ree peale. Mõnikord on okei olla 2 päeva kodus pikali ja mitte midagi teha. Ma küll ei kujuta ette, et üks ATH aju seda suudab teha. On ju, ta läheb veel hullemaks seisus. Aga igaüks peab leidma need oma nagu lahendused, kellele sport, kellele võib-olla loomingulised tegevused, matkamine, kõik, mida iganes. On ju, et me peame aju paremini tööle panema. Aju puhkab siis, kui ta on aktiveeritud mitmekülgselt. Jah, siis seda tegelikult tuuakse ka nagu nii-öelda minu enda puhul välja või ma sain lõpuks ise sellest aru, et ma teen igast erinevaid spordialasid siis on ju, et ma võib-olla sain sellest ATH fookusest aru siis, kui või õigemini sellest, et mul tähelepanu kaob väga kiirelt ära, kui ma hakkasin padelit mängima. Ja 1,5 tundi kestab üks nii-öelda see mäng ja kui ma käisin seal veel grupitrennis, et nagu, et kellegile teisele hakati rääkima, minuga ei tegeletud, siis ma olin juba miks tal huvitav siuke seelik on? Huvitav, mis tema teeb, kuidas need 4 inimest kokku jõudsid ja siis oli juba minu kord, mina ei teadnud, mis harjutus on ja ma olin nagu mingi okei. Et see ja et isegi kui ma üritan ja ma mõtlen, ma keskendun, ma ei suuda seda. Ja kui on veel nagu mingid turniirid, mida hilisemasse õhtusse me jõuame, seda keerulisem mul on, et ma vahepeal ei saa aru, et me isegi mängime, kui juba nagu nii-öelda mäng on kestnud. Et see nagu, et ma sain aru, et see ei ole minu nagu kontrolli all, isegi kui ma väga-väga proovin ja üritan ja annan endast kõik, on ju. Aga mida inimesed nagu nii-öelda on mulle ette heitnud ka on see, et ma nii-öelda olen nagu äärmuslane ka trenni suhtes, et nagu tavainimene ei peaks tegema 2 korda päevas trenni ja ma võin mõista seda, aga et minu nagu nii-öelda see hommiku jooks või siis jalutamine või see, et märkan üles, ma lähen suhteliselt kohe õue või siis nagu nii-öelda spordisaali, et nagu tänu sellele ma olen nii palju õnnelikum ja ma suudan ennast palju paremini nagu nii-öelda kontrollida ja nagu, isegi ma ei saaks öelda, et kontrollida, vaid nagu ma olen stabiilsem, ma olen nii palju nagu nii-öelda meeldivam ja mu töökaaslased tõid selle välja, et kui ma käin hommikuti trennis ja lähen tööle, siis ma hoian fookust, ma olen palju meeldivam ja me leppisimegi lõpuks kokku, et nad lubavadki mul iga päev tulla natukene hiljem, et ma saaksin oma trenni tehtud. Seepärast, et siis ma olen nagu, ongi, et ma olen nagu täisväärtuslik liisu ja kui mul jäi mingi päev näiteks vahele, et ma tõesti ei saanud, siis ta on toid mingi, et sa oled kurvameelne, sa oled nagu süüka mingi sa oled kogu aeg vaatad umbes aknast välja, et sind on nii lihtne nagu nii-öelda sellest nagu enda kesest nagu välja viia. Ja, väga oluline aspekt jälle tõid välja ja siit, ma näen jälle 2 vähemalt sükest head mõtet, mida edasi arutada. Üks on see, et tegelikult ju tossud on psühhiaatrias või ajuteaduses absoluutselt kõige odavam ja kõige ohutum ravimi. Ja liikumisega me tegelikult aktiveerime ja tasakaalustame aju väga tugevalt. Ja kui me seda regulaarselt teeme, siis me tegelikult ka ajus nagu toetame nagu sellised, öeldakse neuroplastisi või neid siukseid fenomene, mis panevad ajurakud nagu püsivamalt paremini kooskõlastatult tööle.
on ju, et noh, liikumine on A ja O ja eriti hommikune, mina ütleks kõigile hommikune liikumine sobib, et 2 korda päevas trenni teha on okei, aga see lihtsalt ei pea hommikult võib-olla raskusid tõsta, et hommikune jalutuskäik, sörk või rattasõit või õõmine või midagigi natukene mõjub kehale aktiveerivalt ja mõjub väga tugevalt ajule, sest aju hakkab paremini tööle. Meie see eessagar, prefrontaalne koor seal hakkab paremini tööle, ta hakkab paremini ära pidurdama seda jama, mis sealt altpoolt tuleb, mis on vaja ära pidurdada, mida ATH ju väga hästi ei oska. Ja ta paneb tööle ka selle naudingutunde keskuse, sellepärast, et sport pakub ju naudingut. Ja ta seeläbi parandab ka keskendumisvõimet. Nii et tal on nii palju positiivseid omadusi kõigile inimestele, aga eriti tundlik on sellele mõjule ATH ju. Kui ma näiteks võtsin rohtu, siis mul kadus kogu kofeiini isu ära, et ma ei pidanud jooma 4 või 5 kohvi, mis ma ilma rohuta nii-öelda tarbin või et ma elakski praegusel hetkel ka nagu nii-öelda kofeiini peal, et mul nagu, ma tahaks öelda, et see ei mõjuta mind ja et ma nagu nii-öelda jään magama ikka, aga et ta võtab nagu, rohi võttis ära mul mingisugused nagu need, mis see nüüd õige sõna siin tungid. Jah. Tungid ja vajadused. Mis kohvisse puutub, siis kofeiin on oma olemuselt ka stimulant. Ja nagu nikotiin mõlemad. Ja ATH ajuga inimesed tarvitavadki mõlemad suhteliselt rohkem kui nii-öelda tava ajuga inimesed. Et see on nagu täiesti loogiline, on ju. Aga sa said sealt sellest ravimist selle kofeiini toime tegelikult kätte. Ja teine asi on tõesti, need ravimid pärsivad igasugused neid tunge. Nad panevad pidurid paremini tööle, ta annab juba selle naudingukeskuse haaratuse, mida me otsime näiteks sealt ainest, on see siis kohvi, nikotiin või alkohol või muud ained. Ta vähendab seda ja võib-olla kõige drastilisem, mida inimesed nagu märkavad positiivses mõttes tõenäoliselt on ju väga paljud, arvestades võib-olla sihukest tänapäeva elustiili ja kehakuju inimestel keskelt läbi, on mõju söögiisule, on ju. Et ta pärsib selgelt söögiisu, aga positiivse külje pealt ta pärsib väga tugevalt ATH nii-öelda lemmiktegevusi ehk siis nagu nii-öelda hootisi söömise või binge eatingut. On ju, ta üliefektiivselt mõjutab sinna, ta võtab need tunge maha ja pidurdab ära ja see on nagu ju fantastiline, kui see ka. Ja sest mina teen tervisenõustamisi ja nagu minu juures käivad väga paljud nagu nii-öelda oma kehakaalu pärast ja see on nii sage, ma ütleks, et 10-st 7 täiesti vabalt saan öelda. Saadan mina edasi nagu nii-öelda põhimõtteliselt nagu nii-öelda diagnoosima või selle teemaga edasi mõtisklema raamatu kokku, et väga tihti on just nagu nii-öelda et see food noise või nagu, et nad ütlevadki, et nad ei saa mitte midagi teha, nagu nad mõtlevad ainult nagu nii-öelda sellest toidust ja mina ise tunnen ka seda, et kui mul on näiteks nagu nii-öelda see jäätis külmkapis, ma ärkan öösel üles ja ma mõtlen, esimene mõte on see, et mul on jäätis külmkapis. Kui ma hommikul üles ärkan, siis ma saan selle ära süüa. Mis kell on juba? Kaua ma veel magama pean? Kaua ma voodis on? Kell on 6. Samas kell 6 on normaalne ärgata, lihtsalt sellepärast, et ma saaks selle jäätis ära süüa. Et see on nagu, et kuna ma arvan, et minul on väga tugev seal nagu nii-öelda see kaaluprobleem olnud nagu terve elu, siis mul on distsipliin võib-olla kordades suurem ja nagu, et ma suudan öelda ei, aga samas ma teen enda jaoks väga palju nagu nii-öelda teadlikke valikuid, et ma ei ostagi endale koju toitu, mida ma ei tohiks nii-öelda süüa või mida ma saaks kuritarvitada lihtsalt sellepärast, et ma ei viitsi temaga siin tegeleda ja ma ei viitsi, et see kogu aeg tüütab mind, et äkki ikka võtaks ühe ampsu veel, äkki ikka sööks kõik lõpuni, savi, söö see viimane ka ära, et need mõtted on nagu nii tugevad ja et see nagu nii-öelda kaaluteema ka, et ma näen, et see ikkagi nagu nii-öelda väga paljud inimesed, kes minu juurde jõuavad, tegelikult on nagu nii-öelda ATH-kad ja isegi see nagu tagasiside, mis mulle tuleb, et nagu konkreetselt ma saan öelda, et praeguse hetkel on see 100%, mis ma olen saatnud ja kes on läinud diagnoosima, on tulnud 100% selle diagnoosiga tagasi ka, et see on väga siuke nagu nii-öelda üks nii-öelda asi, mis on omane tegelikult nagu just nii-öelda ATH-katele, mille peale tegelikult ei mõelda. Et see ei ole see, et sa lihtsalt oled laisk või ei viitsi või nagu
ma ei tea, lihtsalt ära söö. Et see on ikkagi suhteliselt keeruline selle ajukese jaoks. On muidugi ja ega toit on ju üldse keeruline valdkond on ju ja toidu üks ju funktsioon lisaks sellele, et ta peaks kuidagi meie masinavärki elus hoidma. Lisaks sellele teine funktsioon on ju nauding. Et toit on see asi, mis peaks meile naudingut pakkuma. Aga ATH aju, kes on janune naudingutunde keskus, tema naudingutunde keskus on liiga vähe tundlik, siis ta sealt nagu ahmib sellest toidust seda naudingut. Ja sealt tulevadki need ülesöömisood, binge eatingud. Teine, nagu, mis seda toetab, on sage muidugi teine ATH nagu eripära probleem, et siis kui oled seal hüperfookuses ja kõik väga hästi läheb, siis ju unustad süüa. Ja kurat, ega ma ei saa ju pausi teha, selleks, et sööma pärast tuleb uni peale. Et see on selline tüüpiline jutt. Ja ma olen nii heas nagu tööhoos ja ei lõunapaus, unusta ära. Ja siis on õhtu käes ja siis on patareid totaalselt tühi ja siis ahmid seda kõike sisse. Et saada kiiret naudingut ja saada kiiret energiat. Et siin toitumisega on tõesti väga palju nagu olulised aspekte ja huvitavaid aspekte ATH ajul, aga paganama oluline toitumisega saab ATH aju ikka väga palju ennast ära teha, umbes sama palju kui füüsilise aktiivsusega. Et füüsilise aktiivsusega ma ütleks, et see on kõige tähtsam, millega saab inimene endale head teha, aga toitumiseks saab väga palju. Et ma usun, et sa oskad seda ju väga enda pealt nagu öelda ja võib-olla oma kogemuse pealt, et meil on vajalik siuke võib-olla eriti naistel on see tähtis ja eriti teatud vanusest. Ja, et ongi kõige lihtsamad asjad on ju kas või omega-3 rasvhapped ja magneesium, mida siis toidulisandina juurde võtta. Just. Aga et kui sul on ikkagi täisväärtuslik nagu nii-öelda toidulaud, siis sul ongi tegelikult ka kõik vitamiinid nagu nii-öelda esindatud seal ja sa saad kätte enda nagu nii-öelda selle vajaduse, et siis sa tunnedki ennast tegelikult kogu aeg nagu täisväärtuslikuna. Ja sellisel järgimisel, vaata, mis on veel äge asi ATH ajule, et ATH ajule meeldivad eesmärgid ja tulemused. Ja kui ta teeb endale mingi kava, hakkab seda järgima, siis ta saab kogu aeg tegelikult sellist positiivset tegevust ja positiivset naudingut, sellepärast, et need asjad hakkavad vilja kandma. Ja ma ütlen nagu oma praktikas ka, et peaaegu kõik, kes hakkavad nagu ikkagi selgelt toitumist jälgima, nad tunnevad juba toitumiselt väga selget mõju ja toidulisanditest rääkimata, et väga paljud tarvitavad ka ainult toidulisandeid. Aga need peavad olema ikkagi mõistlikud ja kvaliteetsed. Ja mitte ainult toidulisandid peavad käsikäes toiduga käima, muidu selle nagu suurt tolku ei ole. Aga sellega saab väga palju ära teha. Ja, et mina olen sellega nagu nii-öelda väga nõus, et ma näen nagu nii-öelda enda pealt seda, et kuidas nagu et kui mina lihtsalt väga pikalt olin selles, et kõik toit peab olema hästi kalorivaene ja nagu nii-öelda allavõtmise nagu nii-öelda eesmärgiga ja nagu nii-öelda kooli lõpetades, nagu ülikooli lõpetades, et kui ma ikkagi nagu nii-öelda õppisin tervisejuhiks toitumisnõustaja suunaga ja ma sain aru kõigest, kuidas meie nagu see süsteem toimib ja nagu miks mul on vaja vitamiine, et siis ma näengi seda nagu nii-öelda toitu kütusena ja sellena, miks ta meile hea on ja ma lähen nagu ka, et nagu elevile, kui ma söön, et ma olen seal mingi see on rauaallikas, nemad on seal niimoodi ilusti koos, siit ma saan seda, et ma mõtlen oma peas kõik asjad nagu nii-öelda läbi ja kui ma söön, et ma ei tunne seda nagu nii-öelda raskustunnet ja ma ei tunne, et nagu ka süüd või süümepiinasid, nagu, et ma ei oleks tohtinud nii palju süüa või ma poleks pidanud seda sööma, vaid et sa mõtledki nagu mingi, et ma olen valmis, et ma tahan siit mingi, et nüüd diabeedist tulenevalt ka, et nüüd ma vaatan seda, et mul oleks nagu ei tekiks ka neid nagu väga tugevaid kõikumisi ja et ma lähen teen väikse jalutuse peale nii-öelda sööki, et oleks nagu nii-öelda ei tekiks neid spaike. Ja kogu, tervise teema ongi ma arvan, mul see hüperfookus, et ma olen kohe elevil, et ma olen nagu mingi, katsetan uusi asju, et nagu, ja et see, kui sa nagu näed ja tunned, et see kõik nagu toimib ka, siis on siuke tunne nagu mingi appi ja ma tahaks kõigile seda jagada, et teil kõigil on tegelikult need võimalused, et ma ei ole eriline kuidagi, vaid et sina saad ka kõiki neid asju teha, et see on lihtsalt nii-öelda valikute küsimus on ja, aga tegelikult ma ütleks ka nagu nii-öelda teadmiste küsimus pigem nagu, et seda või
väga paljud nagu nii-öelda minu ATH teadmised ongi tulnud umbes, ma ei tea, Instagramist mingid pildid ja naljad ja siis sa oled mingi see olen mina, onju. Et kui ma üldse nagu nii-öelda hakkasin selle ATH teemaga nagu nii-öelda tegelema, siis nagu ma arvasin, et kõik need pildikesed ja asjad on seal tõesed ja mingi tunnedki tegelikult kõiges nagu nii-öelda ära ennast. Ja siis mõtled, et tegelikult mu sõbrad on ka ju siuksed, aga nendel ei ole diagnoosi, et kuidas see, kas see siis nagu nii-öelda saab olla, et mis sina võib-olla nagu nii-öelda ütleks, et mis on siuksed nagu peamised nagu ATH eripärad, või nagu kas või see müüt või ma ei saa öelda, et see müüt mind ajab sellised lause kõige rohkem närvi, et kõigil on ATH. Ma ei saa sellest aru, mina arvan, et ühel 4/5 elanikkonnast on, see on, kui mõelda natuke neuroteaduse arengut ja geneetika seaduspärasusi tõenäoliselt. Aga kui me vaatame seda kirjeldust, kui me vaatame need sümptomeid, muidugi on kõigil varem või mingis etapis elus on neid mõni nendest sümptomitest olnud, aga kui me võtame seda arengulist ja iseloomuomaduste tervikpaketti, siis võib küll öelda, et kõigil kindlasti ei ole. Et jaa, aga mis sa küsisid, et mina arvan, et mis on kõige olulisem või? Jah, mis on need kõige suuremad nagu nii-öelda... Tegelikult eks me tegelikult ju ära käisime need kõige tähtsamad on ja üks on see ülitundlikkus ja sellegast tulenevad nagu eripärad, siis on see naudingutundel nagu baseeruv või drive'iv nagu kognitiivne võimekus on ju, just see tähelepanu funktsioon on ju. Et see võib-olla iseloomuomadustest nagu uudishimulikkus, sellepärast, et naudingutunde keskus vajab seda õrritamist, teatud jäärapäisus, selline loomingulisus ja võib-olla võimekus nagu lateraalselt mõelda on ju ja lateraalselt mõelda on ju, ehk siis nagu kastist välja mõelda, võiks teistpidi öelda, eeldab seda, et peas on sul ju korraga väga palju mõtteid ja ATH-jul on, sellepärast, et meie prefrontaalne koor ei pidurda need mõtteid ära ja need mõtted peavad rakendust leidma. Ja ütleme positiivse külje pealt, see muudabki inimese sellise omaduseks et on väga lateraalse mõtlemisega, ta on väga loominguline, võib olla loominguline, ta võib olla väga produktiivne, kui see teema teda huvitab. Ja kui see kognitiivne keskus on väga hästi aktiveeritud ja need mõtted on palju ja hakkab tegutsema, siis ta on väga produktiivne. Ja sealt tuleb teatud muidugi jäärapäisus ja kalduvus sinna ära minna. Siis veel võib-olla kui me räägime impulsikontrolli raskustest, mis on jälle negatiivse maiguga, mina ütlen sinna ka alati kõrvale, et võib-olla see alati ei ole negatiivne, et kui sa teed kiirustades ja valesti, siis on muidugi negatiivne, võib-olla ei ole vaja osta seda jama, millega ei ole järgmisel päeval midagi peale hakata või tulla töölt ära või minna suhtest lahku, kui ülejärgmine päev kahetsema hakata. Okei, need on negatiivsed aspektid. Aga see sama mehhanism, kui meil tuleb mingi tung ja tahe midagi kiiresti teha, realiseerub positiivselt. Keegi ei vaata viltu. Ja ATH inimestel nagu väga tugevad omadused on hea nagu kõhutunne või intuitsioon. See on libe tee muidugi, sellele ei tohi ratsutama jääda, et kui sa sisestadki endale, et ma olen see hea intuitsiooniga ja hakkadki selle peale ratsutama, küll sa varsti eksid ja eksid ikka väga rämedalt. Aga see on ka üks nagu hea omadus, et mida ma tooks nagu välja. Ehk siis ma tõin välja positiivsed omadused, nagu ma enne ütlesin, et need positiivsed omadused on veel, ma ei jõudnud kõik praegu ei tulnud meelde, need on väga palju, aga need on võib-olla siuksed esialgu kõige tabavamad, aga negatiivsetest on tõesti madal enesehinnang, mina ütleks, mis muudab väga selgelt haavatavaks meil, nagu me ennem ka kirjeldasime, reaktiivset laadi depressioonidele, on see ülitundlikkuse foonil vales keskkonnas haavatavuse ärevusele, impulsikontrolli raskendatusega haavatavaks kõigile impulsikontrolli raskustega seotud, ütleme, psüühilistele probleemidele nagu sõltuvushäired või söömishäired, et sellele haavatava. Siis ja siis on need teada-tuntud asjad, et oled udu ja unustad, ehk siis tähelepanu probleemid, oled hüperaktiivne ja käituda ei oska, ehk siis hüperaktiivsus ja impulsikontrolli raskendatud, millel põhineb diagnostika. Aga ma selle jätangi lõppu, sest minu jaoks
Tegelikult see ei ole see kõige olulisem. Ja see ei defineeri inimest. On ju, okei, ATH inimesed on kas rüblikud või udud, on ju, vanasti nagu niimoodi kutsuti. Et see on väga, minu jaoks on see natuke meelevaldne, on ju, aga see võib-olla jätab siukse mulje nendest, aga nendel on palju tegelikult rohkem seal sees, mis rohkem tegelikult karakteriseerivad neid kui see, et ta on püsimatu. Ega, poiss on rüblik sellepärast, et ta funktsioneerib paremini, ta tunneb ennast paremini. See ei ole ATH nagu aju neuroteaduslikus mõttes kese, see on tekkinud nagu kompensatoorselt. Et see on umbes sama, et kui on hästi kasvatatud ATH inimesel on väga tugevad perfektsionistlikud jooned, see on ju väga hea omadus, et toime tulla selle madala enesehinnanguga. Et see hüperaktiivsus minu jaoks on ajuteaduslikult sama. On ju, et jah. Ja mis ma nagu teised toovad välja ka selle, et kui mul ikkagi mingi mõte tuleb, siis ma teen selle nagu koheselt ära. Ma leian kõik võimalused. See on see positiivne järapaisus ja see lateraalne mõtlemine. Muidugi, alati see ei ole õige. Aga see ei sõltu nüüd ATH ajust. Me räägime ülivõrdas, on ju, kui äge see on, aga ega see alati ei pruugi realiseeruda. Ja see ongi ju inimese, kui ta mõistab seda loogikat, nagu sa ise kohe siin vestluse algul välja tõid, kui sa hakkad seda mõistma ja nägema, vaata siis sa saad hakata märkama neid positiivseid ja siis sa saad hakata seda päriselt nagu elus realiseerima. Ja see ongi see, miks me nendest asjadest niimoodi räägime ja peaksimegi rääkima. Sest seal on palju rohkem ära teha kui see, et tõesti see on nüüd haigus, mine tee need testid ja saa diagnoos ja võta ravimeid. See ei ole ju see. See sildistamine ka või et ongi nagu võib-olla kogemus, et mingi hulk inimesi võib-olla käitub valesti ja poeb siis selle taha, et mul on ATH. Ma ütleks, see on umbes sama nagu vale tegevus, kui ATH inimesele öelda, mis on tavaline soovitus, et tee nõudse ja meeldetuletusi, et siis sul läheb paremini. Muidugi läheb paremini paar päeva, sest sa ei unusta midagi ära. Aga see, ütleme, neuroteaduslikult sa annad oma aju funktsiooni ära ja me neuroteaduslikult nagu selle parendamiseks või eripäraga toimetulekuks me peame tegelikult aju aktiveerima, mitte ta aju funktsiooni üles võtma. Mina ütlen patsientidele see, et ära tee seda paganama poe nimekirja, jõululauale tee, aga igapäevaselt ei tee. Kui piim läheb meelest ära, mine koduukselt tagasi poodi piima järgi, see on su ajule kasulikum kui see, et sa nimekirjaga poes käid. Et see minu jaoks ju on sinna samma kapsaaeda. On ju, et me ei saa nagu tuua seda vabandusena. Et ma unustan sellepärast, ma olen ATH. Ma ei saa seda ülesannet teha, ma ei suuda keskenduda, ma olen ATH. Tavaline ATH ütleb, kui ma ütlen inimestele, et kõigepealt tuleb raamatut lugeda. Ma ei oska raamatut lugeda, ma ei saa lugeda raamatut. ATH ju saadab väga hästi raamatut lugeda, aga see raamat peab teda köitma. Et ma ei saa nagu pugeda. Ja sina tõid nagu välja, mis võiks olla motiveeriv, alati saab lahenduse leida. Ja alati ATH aju võiks nagu alati lahenduse leida. Ja tuleb leida need lahendused. Ja, sest mina avastasin selle, et mul on keeruline kuulata näiteks eestikeelset podcast'e. Ise teen ühte. Aga et see muutub minu jaoks kuidagi nagu nii, nagu ma juba arvan ära, mis ta nagu see lause lõpp on ja siis ma hakkab igav. No siis hakka arvamismängu tegema, siis suudad jälgida. Aga... Osad kuulavad nagu selle kiirenduse ka esiteks. Ja minu lahendus on see ka, et ma kuulen inglise keeles, nagu, et siis ma vahepealt mingit sõnu ei tea, siis ma olen nii põnev, siis ma just, nagu... Sa aktiveerid tegelikult oma uudishimu kogu aeg, on ju, sa paned seda naudingut enda keskuse paremini tööle ja siis sa suudad keskenduda. Ja teine siuke trikk on, näiteks raamatu lugemistel, ma toon selle seiklusjutte maalt ja merelt näite, ma ei tea, kas ma olen sulle ka seda öelnud, et kui on raske raamatusse keskenduda, siis katsu ennast visualiseerida selle peategelaseks. Täpselt nagu seiklusjutte maalt ja merelt oled sa see peategelane, kes läheb sinna Kariibi mere saartele piraatidega võitlema. Sinna nendesse raamatutesse on ülihea ennast sisse visualiseerida. Ja ATH-aju on siukse hea visualiseeriseva mäluga, pildimäluga. Ja tema peab ennast sinna raamatusse sisse minema. Täpselt sama, et nagu sa kirjeldusid, et otsid neid mingi konkse ja veidrusi. Et ta teeb selle asja mänguliseks, ehk siis ta visualiseerib selle endale ära. Ja see on trikk, mida me saame tegelikult väga, väga edukalt kasutada. Mul on väga tihti nagu igav igal pool. Ja siis, ja mul on endaga hästi lõbus, sest ma vist kogu aeg tegelikult mängingi endaga. Ma mõtlen endale igasuguseid põnevaid asju välja. Kui ma käin jalutamas, siis nagu
et jah, mul on endaga nagu väga lõbus. Ja igavus ongi selleks, et meil oleks lõbus, sellepärast, et aitaks ajul leida sinna mingi lahendus. Ja see on nüüd, ütleme, tänapäeva ühiskonna nagu jama, et meil ei ole seda igavat aega, sest meil on kogu aeg mingit tegevust. Ja no ütleme, ATH aju läheb tegelikult õitse siis, kui ta mingi hetk tunneb seda igavast. Ta ei talu seda igavast mitte üldse. Yeah. Ja sellepärast ongi väga hea fenomen talle see igavus. Sest ta leiab kohe lahenduse sinna. Yeah. Tema jaoks on see nii võimatult õudne, sest kui aju ei tee mitte midagi, siis ta ju ketrab neid mõtteid, mida ei pidurdata maha. Ja see tekitab sellise ärevuse, kärsituse ja siis seda peab õppima enda kasuks tööle panema, õpi olema seal, lõppima leidma lahendusi. Ära võta kohe seda, mida ühiskond meile paneb, mis ei ole tegelikult hea lahendus. Ja see on hästi huvitav, sest kui ma muidu, et olengi väga aktiivne, et kogu aeg ainult toimetan ja siis, kui mul on olnud nüüd nagu nii-öelda operatsioonidest taastumine ja selle murega ma tulin ka sinu juurde, ma olin üldse väga õnnetu, et miks ma nii nagu nii-öelda hilja kirjutasin, aga et ma ei saanud peale operatsiooni trennis käia, mu rutiin muutus, kõik nagu, ma langesingi sügavasse depressiooni väga kiirelt ja et mis minu nagu nii-öelda see probleem üldse on magamine, et ma olen meeletult väsinud, aga ma ei jää magama ja mul just paar nagu nii-öelda, et ööd tagasi oli see, kus ma olin nii väsinud, et ma olin sellest nii erutust täis, et ma saan et ma jään magama kohe, et mul on lihased nii valusad, ma kohe jään magama, sest ma olen nii väsinud ja siis ma olin nii põnevil, et ma vaatasin, et kell on juba 4. Ma olen olnud 4 tundi mõelnud ainult sellest, kui väsinud ma olen ja kuidas ma jään magama ja see aeg läheb nii kiirelt ja mul jäävadki ööd lihtsalt vahele sellepärast, et ma olen nii põnevil või ma olen nii väsinud, et ma võiks lihtsalt nutta ka, sest ma olen nii väsinud, aga ma ei jää magama. Ega ATH ajul on selline magamata öö, ta on üldse une suhtes väga tundlik ja ta peab hoidma neid unerutiine. Ja kuratlikult raske on tegelikult ATH ajul õhtul minna magama, sellepärast, et õhtul on see olukord, kus signaal on peas vähe või ümbriskonnas on vähe ja siis peas on nagu need mõtted saavad võimust ja kui need mõtted on head, siis on nagu vaja need ju lahendada ja kui mõtted on halvad, siis need tekitavad stressi ja siis ei saa ka uinuda. Nii et selline õhtune uinumine on üsna tüüpiline ATH aju probleem. Seda tuleb ka muidugi lahendama hakata siuksest päevasest siuksest emotsionaalsest rahulolust. Kui päevane efektiivsus on parem, siis tegelikult ka jääb ATH inimene paremini magama. Aga see on paras väljakutse ja siin igasugused metoodikad on, igasugused tavalised unehügieeni võtted, mängivad rolli, aga sageli ATH aju jäävad väheks. Tal on vaja midagi enamat. Et tegelikult on õppida oma fookust ümber suunama. On ju, et need harjutused, meditatsioon on ju, mis asi on meditatsioon, relakseerimine, aga tegelikult ka tähelepanu suunamise õpetus. On ju, et sellised võtted ja on see raamat või võib-olla, mis ei ole võib-olla kõige parem, aga mingi telekas, mingi saade, kuhu sa pead keskenduma ja mis sind tegelikult nagu väga ei huvita. Näiteks mina ütlen kogu aeg, et kõige parem uinuti on krimifilm, et 5 minutit ja magad, sellepärast, et sa pead sinna suvenema. On ju, et need on sellised ATH ajul on vaja mingi siuke asi sinna juurde võtta. Et see on nagu uinumise probleem ja teine nagu tegelikult, mis veel sellele ajule väga iseloomulik, see kõigil ei ole, aga ma ütleks ikkagi valdaval osal selle ATH aju inimestel on väga värvilised unenäod, eriti siuksel ajal. Sest ega see on ju, tuleb täpselt samast, et ega need mõtted sul öösel ka ju peast ära ja kui need nii palju peas on, siis meil pidurda see ära ja siis need unenäod lähevad tohutult värviliseks. Et mõni mäletab neid, mõni mitte ja sõltuvalt elusituatsioonist, kui meil on siuke negatiivse stressiga periood, olla väga negatiivsed. Aga ütleme, tavaline ATH inimene kirjeldab neid nagu tõeline nagu multifilm käib peas. Sest minul on see, et kui ma näiteks teen vahepeal lõunauinakut, ma ei tohi seda kindlasti teha üle poole tunni, sellepärast, et ma peale seda, kui ma üles ärkan, ma ei saa aru, mis on reaalsus ja mis ei ole. Ja see on minu jaoks nii nagu keeruline.
et mul alles oli nagu eelmisel või noh, nädalavahetusel oli, kuidas ma nägin unes, et ma käisin jooksmas ära, aga tegelikult ma jäin magama ja siis nagu nii-öelda mu sõber, kellega ma pidin jooksma minema ja siis ta helistas mulle, ajas mu üles ja siis ma olin mingi, aga me just tulime jooksmast ja siis ta oli mingi idee, me ei ole isegi käinud veel ja ma olin täiesti segaduses, sest see kõik tundus minu jaoks nagu nii loogiline. Me rääkisime ju nendel teemadel, millest me olime nagu rääkinud ja ma ei saagi aru, et mis on nagu päris elu ja mis ei ole. Ja väga tihti on see, et kui ma teen veel liiga hilja õhtul, jäängi nagu nii-öelda magama ja siis ma näiteks olengi, et okei, ma lähen siis käin jõusaalis või lähen teen midagi, siis ma ei saa enam aru, et mis on elu mõte. Või et nagu, mis me teeme üldse siin maailmas, et mida me nagu siin nii-öelda toimetame või nagu saame, hakkangi nagu nii-öelda nii palju lihtsalt mõtlema sellest nagu mingi, miks me siin oleme ja mida me teeme ja miks. Et see nagu nii-öelda magamine on minu jaoks nagu nii-öelda täiesti eraldi nagu mingi mega suur teema. Ja, nagu ongi nagu toitumine ja magamine, need on sellised kaks siukest nii-öelda ATH ju lemmik teemat, millega ta nagu ühelt poolt struggle ib, aga või mõni küll ütleb, et ta ongi ööinimene. Aga mina sellesse muidugi bioloogilises mõttes ei usu, aga ma võin ka enda pealt, mina vanasti arvasin ka nii, aga siis kui ma suutsin ümber kohandada nii, et ma lähen kell 10 või 11 magama ja ärkan kell 5 üles, siis ma olen veel produktiivsem päeva jooksul kui vastupidi. Ja selgelt produktiivsem, kui see muutus siis sai viidud. Aga see ei ole lihtne ja sellega tuleb tegelikult vaeva näha. Aga kui see lõpuks jõuad sinna, nii tegelikult tasub ennast ikkagi väga ära. Ma tegin suhteliselt pikalt seda hommiku nii-öelda seda, et märkasin kella 5, 5 AM club, mis see nagu nii-öelda pop oli. Ja ma mõtlen, et miks see mulle nii väga meeldis ja ma praegu sain aru sellest, et see ongi vist see, et neid signaale on nii vähe ja mulle meeldib ka õhtuti nagu väga hilja jalutada, kus nagu et autosid on vähe, inimesi on vähe ja nagu, et ma saangi rahulikult olla, et ma ei taha isegi kõrvaklappe panna, et ma lihtsalt nagu nii-öelda longin ja nagu nii-öelda ma tunnen, kuidas ma tegelikult nagu nii-öelda laengi ennast või nagu ma nii-öelda neutraliseerin kogu seda päeva nagu nii-öelda jama, mis ma olen nagu saanud. Ja kuidas me nüüd selle siin kõik kokku võtta? No ma ei tea, ma ei oska siin ma ütleks väga lühidalt, sellepärast, et sellest võiks nagu jahuda või targutada siin veel tunde et ma arvan, võib-olla kõige õigem kokkuvõtmine on see, et õpi ennast paremini tundma ja õpi neid positiivseid omadusi enda kasuks tööle panema. Õpi ennast armastama ja lõpetama vihkamine ja piitsutamine. Need on väga hästi öeldud. Ma isegi ei taha siia midagi lisada. Nii et aitäh sulle, Margus, et sa tulid. Ja ma arvan, et see on väga paljudele väga toetav kuulamine.